tere kõigile, siin on The Aesthetic Project ning täna me alustame oma suurt veeloogi ning me tulime siia Pääsküla rabasse väikest jalutuskäiku tegema. Et nagu näete, ma juba tassin seda tegelast, sest tegelikult see on tema esimene pikk jalutuskäik ning ta on üsna väsinud. Nii et ta nüüd ühesõnaga jalad lõpetasid töötamise ära ja ma nüüd tassin teda tagasi. Igastahes ma mõtlesin selle veeloogi teha sellise, et natukene sinemaatilisema, et kui ma olen, kuna kõik veeloogid, mis meil on olnud, ma olen suht kiiresti kokku klopsinud ja nad ei ole nii-öelda kvaliteedi mõttes nii head, kui võib-olla me mõned treeningvideod, siis ma üritan selle veeloogi siin mitme päeva peale kokku panna sellise, et see tuleb siukse wannabe Jon Olson stiilis, et natuke kvaliteetsem ja näen natuke rohkem päeva. Loodan, et see tuleb hea. Tere jälle! Täna oleme oma hommikut alustanud trenniga ja täna ma teile suurt midagi ei räägi trennist, et paneme lihtsalt trenni edikti käima ja kõik täna teeme saate peale trenni lugeda siit samast ekraanilt. Lights down with the right sounds. If you rolled up a pack lighter right now, I'm gonna bring you the heavy bass. We came to make the whole ground shake. Come on baby, tearing up the place. You need a halo for heaven's sakes. Then I told her get up in the loop. I am the truth and I stay medicated all the time. Take a hit and blow your mind. You don't know what the fuck I'm on. Spin that fire like Dylon. Fist with a grip of a python. I dial in, new stupid bitch, you go home. I'ma get in my zone, hey. Yeah, as I ascend to the top, I am not taking no yop. Got too much to bang on my block. All you haters do is talk. I am feeling like a god, in control of my emotion and thoughts. Verses made it on devotion, my plot. Sold it like an allegory on Mars. And I'm shooting for the stars. Haters try to cut me down. Better load another round. I am the one with the sound. I am the one with... Teen läbi ja enne kui lahkuma tahan veel näidata teile ühe nipi. See nipp aitab teil siis lihtsalt suurem välja näha. See, kui te ei ole trenni teinud ja te ei taha Instagrami filtreid kasutada, siis on olemas üks lahendus. Ja see lahendus on selline. Lihtsalt vahetate kaela, piitsa alla ja hakkad piitsa tegema. Ja see võtab ära teilt vaeva ennast Photoshopida, sest et te näete nagu nii suunanud välja. Seega enam ei pea Photoshopi kasutama. Feeling witty with a Sprite. Working every single night. Welcome to... Nii oleme siis oma post-workout miili söömas. Mina söön hetkel siis kanafilee šašlõkki, ahjukartul ja köögiviljad kõrvale. Karin tellis omale siis püreesupi ja need kaks ongi tegelikult kõige mõistlikumad valikud, mida saate väljas süües teha. Filee šašlõkk, teate täpselt, et seal ei ole mingit rasva ega midagi küljes, ainult lisatud mingi marinaad, võlli. Et see on kõik, te saate selle suht lihtsalt välja arvutada ise. Samamoodi püreesupid, kus portsjoni kohta on maksimaalselt, ma ütlen 300 kalorit. Et te saate ka dieedi ajal väljas süüa rahulikult. Lihtsalt tuleb teha nagu süües õigeid valikuid. Et nii-öelda kohe overkillima ei hakkaks seda, et vaid ikkagi võtate mõistlikult. Sest et isegi kui te panete umbes 50–100 kaloriga pange, siis päeva lõpuks suures plaanis see ei tee mingit väga suurt muutust. Aga nüüd me naudime seda toitu ja näeme juba varsti. Järgmine tegevus on see, et me läheme koerte kooli. Minu esimene kord, aga ma arvan, tuleb päris fun. I can feel my heartbeat. I can feel the air I breathe.
vajuta seda nuppu. Jaa, tule jälle, tule jälle. Nii, kool on läbi. Ma otseselt väljaõppest osa ei võtnud, aga ma lihtsalt istusin seal tund aega ja filmisin. Et vahv oli ikkagi. Tallinnas avatakse täna siis uus jõusaal, mille nimi on People's Fitness. Igastahes me lähme kohe seda vaatama ja siis saame anda jooksvalt sellise ausa arvusse, mis me arvame sellest jõusaalist. People's Fitness siis on kuu maksab 20 €, mis on nagu vaieldamatult turu kõige odavam mind, et see on päris huvitav näha, mida inimesed teevad nüüd, kui siin nii madalaks läheb. Et kas ikkagi inimesed on nõus maksma MyFitness mingi 60 € kuus või nad tulevad kõik siia. Ma pean tunnistama, et see on ikkagi väga decent jõusaal. Et 20 € eest kuus ma arvan, et enamus Mustamäe inimesi hakkab oma kodukluvi vahetama. Aga nüüd on aeg trenniga pihta hakata. Täna on õlad ja triceps. If it fits your macros. Nii, trenn on läbi ja kokkuvõttes mul ei olegi vist ühtegi halba sõna öelda tegelikult selle saali kohta. Ainuke asi oli see, et muusika mängis väga kõvasti ja võtke klapid kaasa. Väga huvitav on tegelikult näha seda, mis nüüd saama hakkab nagu siin jõusaali maastikul, sest et 2 päeva tagasi vist announce'is Gymleko seda, et nad lähevad 24/7 süsteemi peale, ehk siis esimene jõusaal, kellel on siis 24/7 avatud, kõik jõusaalid ja samamoodi siis 20 € kuus. Et tegelikult Planet Fitnessil USA-s on täpselt sama süsteem, et neil tuleb otsekorraldusega kõik maksed ja siis inimene maksabki korra kuus sükse väikse summa ja nipp on selles, et inimene ei saa aru sellest, et tal tiksub see 20 $ või eurot kuus ära ja see on nii väike summa, et isegi kui ta ei käi jõusaalis, siis ta ikkagi maksab selle ja ta ei viitsi ümber ka teha ja tänu sellele jõusaalid on siis suht tühjad. Halduskulud on väiksed just nende inimeste peal, kes siis ei viitsi enam nagu jõusaalis käia, nad ei viitsi ära ka võtta seda igakuist makset. Ehk siis see on selline ka business mudel, mis ma ei tea, kuidas see Eestis küll toimima hakkab, et kas inimesed on üsna ükskõiksed selle 20 € suhtes või nad ikkagi valivad mõne kallima teenusepakkuja. Nii, pühapäeva hommik algas siis pannkookidega. Enne kui ma midagi täna teen, siis minu ülesanne on see, et kuna täna on pühapäev ja täna on viimane päev meie siis lihashoolduse nädalast, siis ma pean Georgi tehtud venituse video täna üles laadima. Kui ma veel trenni lähen, siis ma täna plaanisin tulla siia Tondile. Siin on üks Nike outlet. Eks ma otsin omale sobivaid tosse, aga kas ma ka neid leian, see on üsna ebatõenäoline, et mis tuleb sellesse, kuidas ma omale riideid ja tosse ostan, siis ma üsna siukse kindla maitsega, ma tean täpselt, mida ma tahan, et siis ma alati mõtlen üle kõik oma ostud. Sinna me lähme kohe. Me oleme siis jõudnud omadega Koplisse ja
ma küsin isegi endalt vahest, et miks ma käin jõusaalis kas Koplis või Lasnamäel, kui ma reaalselt elan Nõmmel. Aga ma ei tea, mulle lihtsalt nii väga meeldib siin, et see jõusaal, mis siin Koplis on, see põhimõtteliselt näeb välja nagu mingi 5-tooline korter, et hästi väiksed ruumid, palju vaba raskuseid, sööke õige värk, et kuidagi hea tunne on seal saalis. Et ma usun, et paljud ehmatavad ära, kui nad algus siia jõuavad, vaatavad, mis asi see on siin, et kuskil keldris käib mingi tõstmine. Aga minu arust on see täiesti ideaalne koht. Täna on jalatrenn ja trenni fookus on just sellele, et ma üritan asju võimalikult raskelt teha, ehk siis tõstan raskuselt kõrgele. Et alati enne trenni teil peab olema mingi fookus, mingi asi, mida te tahate täna trennis teha. Et see, et te lähete lihtsalt trenni, kui haritate ära seal 1,5 tundi, pärast lasete valgusšeegi alla ja mõtlete, et kõik on nagu normaalne, ja siis tegelikult see ei ole niimoodi, et iga trennil peaks olema mingi eesmärk, see, mida te tahate trennis teha. Ja täna ongi. Trenn põhimõtteliselt koosneb ainult kükkidest, natukene tagaosa, natuke säärt, aga põhise fookus ongi selle, et ma viin oma küki võimalikult raskeks. Eelmine kord oli mul juba sott 50 kangil, et täna ma üritan ka umbes sinna minna. Et vaatame, äkki saab 160 ka, aga ma pole täitsa kindel selles. Aga näeme trennis. Flexing on them, dropping bombs. Pee my surroundings. Man, I feel them vibrations around me. What is the energy telling me? Negative force from my enemies. Promise you that I never let it get to me. Demons and devils, I conquer them. Dodging bloodsuckers, a lot of them. Golden and shorties, a lot of them. If niggas ain't phony, I'm proud of them. Real ones, how to come by nowadays. Everybody throwing shade. I'm just trying to break bank and get paid. Warehouse full of money, burn it up. Young Frank Abagnale, catch me if you can. Fell asleep in Brooklyn, woke up in Berlin. Tech suits on, Air Max 95s. Oh yeah, that's flight wear. Fly toys, Buzz Lightyear. They be rocking all that hype gear. Yo, I just throwing what I like, yeah. New thriller, cool killer, OG, smooth criminal like Mike Jack. Motown 25, about to make history. This is my year. Tell them make way for me. The rap game ain't got a thing on me. I do it for my family and dead homies. It's time for the whole world to take notice. Cut the check, get to the dollar for real. Steady focus at the narrow. Whoa yeah, whoa yeah, whoa. Tööseeria oli mul siis 140-ga. See oli enam-vähem siuke tehtav. Ja nüüd ongi see, millest ma rääkisin, et plaanun teha raskelt ja järgmine seeria mul läheb juba 150 peale. Ja ma ei plaani sellega teha mingit tööseeriat, vaid just ma tahan tunnetada seda nagu õlgade peal, et mu keha harjuks ära nende raskustega. Ja ilmselt ma teen sellega ühe korra ja siis proovin veel minna edasi näiteks 160 kui üks kord. Just ongi selleks, et järgmine kord, kui ma tulen saali, võtan turjale, siis mu keha ei ehmata ära, ta on juba tundnud seda. Eks ma hakkan harjuma vaikselt nende suuremate raskustega jälle. All I'm trying to do is break back. All I'm trying to do is break back. Yeah, get to the dollar for real. Get to the dollar for real. Get to the dollar for real. Steady focus, stack the narrow. Whoa yeah, whoa yeah, whoa. Oh yeah, oh. All I'm trying to do is break back. Yo, I've been a guy, young Zeus. The ill one, young Coop. Chefing up on my race shit. Ghostface killer straight woo. Yo, chess game, I'm a king. Yo, 23-6 rings. Yo, 5 fingers straight death, middle fingers up, fuck did you think? Yo, Brooklyn boy, that's a fact though. Came in through the back door. Spit racks like a real OG, heavy D, no Maco. I bitch with some rubber, I'm so good though. I had time to load up in peak game, that's how I beat, man. See 160 nägi ilmselt välja natuke lihtsam, kui ta tegelikult oli. Aga jällegi üks samm lähemal 180-le, mille ma kavatsen see aasta ära kükkida. See on teine kord elus, kui ma kükkisin 160 ja esimene kord oli see, kui me tegime oma kõige esimese trenni video, mis on siis mingi 1,5 aastat tagasi äkki. Täna trennis mul midagi rohkem erilist plaanis ei olegi, lihtsalt natuke tagaosa, natuke säärt ja kohtume juba pärast trenni. Trennist tagasi jõudnud ning ma näitan teile ka põgusalt siis, mida ma peale trenni söön. Siin on mul üks kauss siis kõrvitsapüree suppi ja üks valgujogurt. Et see on nii naljaks, et inimesed küsivad kogu aeg, et põhiküsimus on see, et mida peale trenni süüa tuleb. Et tegelikult neid ei huvita see, mida trennis peaks tegema, kui palju peaks trenni tegema, nad lihtsalt tahavad teada, mida peale trenni süüa. Ning tegelikult vastus sellele on, see on täiesti suures plaanis, ei ole mingit vahet sellel, mida sa peale trenni sööd, vaid see suur pilt loeb ning see on täiesti nagu mõttetu küsimus. Aga ma arvan, mul ei olegi midagi väga rohkem lisada. Täna on pühapäeva õhtu, nüüd on aeg oma kooliasju hakata tegema õppima, seda ma teile ei näita, aga tõmbame selle nädala veeloogi kokku. See on meie esimene selline pikem nädala veeloog, veidi parema kvaliteediga, siis kindlasti andke meile teada, kuidas teile see video meeldis, et me teame, kas teha neid tihedamini või mitte teha. Aga minu poolt on kõik, järgmise korrani, tšau!